siis ühe niisuguse autoga, mille nimi on, kõik küsivad, mis selle auto nimi on. Selle auto nimi on registritunnistuses oma valmistatud. Niisugune tunnistus anti nüüd 2015. aastal välja, et see on seaduslikustatud ja selle auto nimi on oma valmistatud. Et siin on kasutatud Opel Omega juhtblokk on siin kõik, eks ole. Siin on kõik nagu Opel Omega elektrisüsteem, värgid. See siin peal on niisugune väikene nostalgialaks lihtsalt, kui natukene meenutab siis seda Volga. Kuna mul on ka igasuguseid vanaaegseid, mõningaid vanu autosid, mis on kinnised, aga teha just lahtine auto ja selle mõtte ma sain omal ajal, kui me ütleme nii tuntud Eesti autoehitajad Mati Leivategijaga käisime Krimmis, siis kui see Krimm veel vaba oli, siis ma käisin seal lahti sapakaga ja see oli väga huvitav elamus. Aga muidugi üks moment oli vihma, me sõitsin päevad seal vihmas, siis see mulle ei meeldinud. Seetõttu on sellel autol ikkagi taga ka Chrysleri katus, mis on taha kokku pakitud. Seda nuppu vajutan, siis katus tõuseb peale. Nii et selle peal on kapo. Ja nii ta ongi, see auto ongi oma valmistatud. Me alustasime tema tegemist minu oma firmas, mis tegelemegi just autode remonti ja värvitöödega, põhiliselt kereremonti ja siis teeme ka restaureerime vanu autosid. Oma valmistatud raamil on see auto ja on kasutatud siis Opel Omega veermikku ja ka mootorit. Siit käib see lahti. Mootor on 3-liitrine, originaalis peaks olema 155 kilovatti, seda on küll natuke tuunitud, nii et ta peaks praegu olema kuskil ikkagi 230-240 hobujõudu, kuskil 170 kilovatti Opeli reas 6. Ja võimu on ka piisavalt, nii et ütleme jalgu ei jää, PEM-idega ikka saab võidu teha küll, ei ole probleemi. Siin ongi nüüd kasutatud siis nagu 3 auto elementi seal auto ehitusel. Nagu ma ütlesin juba Opel, sisu on Chrysler, istmed on Chrysleri omad, Sebringu omad ja see pealekäiv katus on ka Sebringu omad. Ja siis need polstrid ja muud asjad on siin ise mul töövajas siin lahendatud. Meister Tõnu oma kätetööga siin mul tegi kõik need toorikud valmis ja siis inimesed panid naha peale. Vot nii palju on siis. Ja siin ees on siis ka Sebringu detail, mis siis seob seda katus siis siia sisse läheb ta kinni. Et siis on sellega katuse küsimus ka lahendud, kui vihm hakkab sadama äkki. Et autol siis, nagu ma ütlesin, juba nime ei ole, registritunnistus on oma valmistatud. See kuidagi natuke mage. Ja ma mõtlesin, et panem talle niisuguse huvitava nime Classic Car. Ta on niisugune klassikaline auto, et see jääb ka natuke puudulikuks ja niisugune enne suupita, nagu ma olen, siis panime sinna juurde veel tähed JB, või J ja B, mida võib tõlgendada nii mõtmeti, kuiga võib ka tõlgendada nii, et autoomanik on Jüri Päärs näiteks. Ja need embleemid on mul siis, või need tähised on mul siis nii ees kui taga, siin põdra all ja tagaluugil ja rataste kilpide peal ja ka muidugi rooli peal, et ise ka ikka kogu aeg näen, et JB. Ma ei tea, kas ma nimetasin, aga et autose ehitusaasta algus oli 2007. Ja tegelikult muidugi nüüd on möödas ju 8 aastat, nii kauda ta ei ehitatud, me tegelesime vahepeal ka siin muude asjadega, tegime muid projekte ja tekkisid ka siin väiksed juriidilised küsimused selle auto seaduslikustamise suhtes ja nii edasi. Aga nüüd on tegelikult valmis ja siis, kuna oli võimalik valida, muidugi lisatasu eest, ka eraldi number, siis ma võtsin niisugused, kuna ta on tõesti niisugune küllalt unikaalne auto, võtsin niisuguse huvitava numbri nagu 01 CAR ehk inglise keeles nagu 01 auto. Ja see ei ole, see on tegelikult niisugune element, aga ta on ka praktiliselt siia sellepärast pandud, me algul panin peegli siia pool siin üks auk ja ma mõtlesin, et seda auku kuidagi katta ja mõtlesin huvitav millega katta. Ja siis tuli mõte Scorpion, kuna ma Scorpion tähtkuvis ja vaatan, näed siin käe peal, mul on ka Scorpion. Teise peegli juures on täpselt samasugune, kuna oli täpselt samasugune probleem. Et läks algul peegel valesti, aga siis läks õige koha peal, nüüd tuli Scorpion ka veel juurde.
Noh, armatuur on siis ka koostatud, see esiosa auto, see sisu, nagu on näha, et on mõlema auto elemente. Põhielement on Opel siiski, ka Opeli automaatkäigukast, eks ole, ja kõik need nupud, need toimivad, mis peavad toimima. Kell on originaal ja näitab ka õiget aega. Mina lähen Volgaga. No nüüd on niimoodi, nagu ta on, see ilm, eks ole, vahel on tarvis võib-olla katust peale panna. Et katus tegelikult ikkagi toimib, katus sõidab. Aga ütleme, ta on ka varu variant, ega ma teda siis ikka niisama ei planeeri, et kogu aeg. Aga teinekord on vaja, ja kui sajab, mis sa teed? Nii, katus käib sealt nupust, ma istun autost. Siit lasen siis lambrid lahti ja siit lasen katused peale. Katus on peal, tõmbad siit lambri kinni ja võidki sõita. Nii, ja nüüd vihm sai läbi, kõik on korras, tõmbad lambrid selle teise ka lahti ja vajutan nuppu. No ja nüüd siis jällegi, kuna ega ta kõige ilusam see konstruktsioon ei ole, eks ole, siis on meil tehtud niisugune ilus kate selle jaoks. Kate peale ja läheb jälle, võib jälle sõita ilusa ilmaga. Ma ütlen, pole imed. 2007. aastal alustasime. Siis vajutad nii ja lükkad ette. Ja kui jälle ta on ära läinud, siis sõidad nii. Kas laseme mootori häält ka ikka kuulda korra? Kuule. Üle 200 hobuse müürgab seal all.